Sariprovokaator Kalle Lomp lehvitas Aljoša kõrval Eesti lippu. Kaunis. Sina oled provokaator, jah. Ja. 5. kolonn, et tuleks kõik saata sinna Narva piiri äärde. Люди против. Молчи. А почему молчи? Почему ты молчи? Lähete Venemaale ja vaadake, kas te sealt saate nägi seda kui siin. Ära õiend, ole vaid. Ты провоцируешь людей. Ты уходи. Все хотят. Хотите, чтобы он отсюда ушел? Пошел вон. See mees on Kalle Lomp. Kalle on tuttav nii politseile kui reporterile. Kaunis. Aegu tagasi istus Kalle kohtupingis, kuna tahtis vabariigi aastapäeva paraadile minna Georgi lindiga. Kord sodista restorani aknale Z-tähe. Ta ei suuda ära otsustada, kummal pool ta on nagu. Levitab ta aga sinimust valget. Kus te lähete? Ei ole sinu asi, kus me läheme. Muutunud mees. Ei ole sinu asi. Hiljem selgus, et natuke ikkagi oli meie asi. Pärast oli Kalle juba jutukam. Politsei peaks nad kõik Narva piiri äärte rongi peale ja lähete sinna Putini juurde. Kuulake nüüd need kuradi laulavad siin tembateedit ja ei korista. Strateegiline team change või? See politsei neid ära. Et if you can't beat them, join them. Tuli Eesti poolel üle. Noh, vaadake ja noored on ju. Mis nemad selle agressiooni... Noh, kuulake. Meile jaoks kõik neid asjad on nagu juba... See läks juba lapsepõlves, et koos emaga, koos isaga me alati käisime, sest meie vanavanemad neid käid ka ja see on nagu juba traditsioon siis. Ja mulle see lihtsalt, see on minu südames alati ja ma ei saa lihtsalt öelda, et ma ei tule. Kas see Eesti lipp rikub sinu tuju ka? Ei, mul on täitsa ükskõik, sest ma tulin sinna mitte nagu sellepärast. Ma tulin siia, sest nagu mu südames on vaja seal olla. No vaadake, lapsed tulevad. No mis nemad teavad? No tundub ju rahumeelne rahvas. Ei ole siin. Seal oli ikka täitsa agressiivsed. Seal järjekorras ikka tahtis kallale tulla. Kus sul kiire? Aga mis sul siin kurat? Mida sa siin filmid siin? Sa sam kurat. Kus sul kiiret? Mul on näed võitlusvaim. Ma olen võitlusvaim. Nii kaua, kui seal joostas passib, nii kaua käin mina ka. Tuleb näidata, et mida rohkem tuleb neid eestlasi peavad siia tulema. Peaks kontrollima. Ja ma tean, et venelastel on ikka kõik haiged. See on vabastaja. Ei ole, mis vabastaja? Okupanti. Vabastaja fašismi. See on vabastaja! Aljoša juurde lillede viijad üldse teavad, et see mutt tuleks vabastada Eesti Vabariigist, ma ütlen ausalt. Käib putsi oma vabastaja, täitsa vittus. Ma läheks nii tilti seal, ma arvan. Nendele raskustele, mis mu vanavanema on läbi elanud ja ikkagi siin on ka tema panus ja see on ikkagi tähtis. Mul vanaisa sõdis ja ikkagi peab nagu mälestama neid, kes on ukkusid meie vabaduse ja noh. Kas te Euroopa päevaga vabastaja, täitsa persest. Vahest. Ütle seda vabastaja juttu nendele inimestele, kes kurdi märtsi ja juuni küüditamistel minema saadeti, kes kurdi hukkusid ja ära tapeti seal. Vabastaja. Okei, väike mees ausalt. Ei arva sellest midagi. Mis sa arvad Euroopa päevast? Ну, see on see... Если по-русски скажу, надуманный праздник. День Европы сегодня тоже отмечаете? Нет. Почему? Не знала даже, что такой праздник сегодня тоже. Нет, День Европы не отмечаю. У нас в семье такое не отмечали никогда. А вот принести цветы в 9 мая, это да, в семье отмечают. Первый раз слышу про День Европы. Это такая страна? Нет, День Европы. Первый раз слышу. Kuidas inimesed tunnevad, kas Putini režiim ja sõda Ukrainas mõnes mõttes ka lörtsib võidupüha tähendust? Mulle see ei meeldi nagu tema praegu, mõned temad need asjad, mis seal toimuvad, need mulle ei meeldi. Mõned? Tahaks elada oma riigis ja et oleks kõik. Muidugi, aga lihtsalt tulebki seda päeva et seda tähistada nii, et see poleks seotud Putini režiimiga. Selles mõttes ma olen Eesti-Vene perest. Nii et nagu paljud ütlevad, hübriid.
jah, aga minu jaoks mingit Putini režiimiga seost siin pole ja see on ikkagi ajalugu ja me võiks sellest midagi teada. Samal ajal kogunes rahvas ka Vabaduse platsile, aga sinna juba hoopis teiste mõtetega. No vot selliselt algavad need Euroopa päeva pidustused siin Tallinnas Vabaduse platsil 9. mail Euroopa hümniga Jaani kiriku tornist. Ilus! Miks te siin täna olete, miks tähtis on tähistada Euroopa päeva? Esiteks on tore ju, kui Euroopa päeva tähistatakse. Teiseks mu laps esineb täna siin, siis tuli tulla. Mõtlesin, et ilus päev, võiks tulla, vaadata. Mis te arvate nendest inimestest, kes tähistavad täna hoopis võidupüha, ei taha Euroopa päeva tähistada? See on väga raske küsimus. Mina ei saa aru, miks see päev on niisugune, kuidas Venemaa tähistab oma päev, no ütleme nii, nagu ei tea, kas eesti keeles on see sõnad šabaš, see on nagu maskaraat või ei tea, mis on, see on, mulle ei meeldi selle moodi tähistama. Mida arvab Euroopa päeva asemel võidupüha tähistajatest Tallinna linnapea? Rääks eesti keelt küll. On see, et mõelgem, Euroopa Liit, see on kultuuriruum. See on ajalooline järjepidevus, see on vabadus, demokraatia ja rahvaste enesemääramise õigus. Meie austame seda. Ja kuidas need inimesed siia kultuuriruumi saada? Kannatlikkusega. Uued põlvkonnad ehk tulevad. Politsei jaoks on tänane päev möödunud seni pigem rahulikult. Füüsilist jõudu ei ole olnud vaja kasutada. Jah, ma arvan ka, et see on pigem. Põhja prefektuuri peale kokku on alustatud 20 menetlust. Suures pildis on tegemist olnud siis keelatud sümboolikaga. Mõistlik mängida uute põlvkondade peale pigem. Aga solvati politseiametnikke. Vabastaja. Paragrahv 6, ma sul vabastan siin paragrahv 6-ga.